Rääkige mulle noortekohvikust, mis avab siis uksed homme laupäeval. Meie nimi on Viimsi noortekohvik. Me oleme 11 kella 15-ni. Me asume Viimsi noortekeskuses. Kas muidu on ka tavaliselt laupäeviti ise koht lahti? Ei ole, jah? See on niimoodi erandkorras. Ja mis siin veel teha saab siis homme? Siin saab erinevaid mänge mängida, piljardit mängida ja lauajalgpalli mängida. Kas on ka mingid töötoad? Meil on üks töötuba, kus saab siis mestada endale kotti. Meil on ka õpilasfirma, kes müüb ehteid ja meil on ka fotonurk. See kott, siis nagu poekotti saab meisterdada endale, eks? Jah. Ja mis on siis menüüs ja kes seda sööki siin müüb? Menüü on siis selline ja menüüs on siis lõhepirukas, miniviineripirukas, kirjukoer, banaanikeeks, siis on ka kass Artur, šokolaadibrauni, šokolaadimuffin, pulgakook ja siis siin on ka veel joogid. Ja joogid on kannuvesi, tee, kodune limonaad, suvelimonaad ja jäätise kokteil. Ja ma saan aru, et mitte ainult teie ei küpseta, vaid siin on suurem hulk noori, kes siis homseks küpsetavad ja müüvad. Ja tasuta saab sularahaseks. Mis see kõige kallim toit oli? Kõige kallimad, mis siin on 2-eurosed. Siin on palju, mis on 2 eurot. Ja midagi oli tasuta ka? Tasuta oli kannuvesi. Ühesõnaga, kui ilma rahata tulla, siis saab vett juua ja kotte meisterdada. Aga kindlasti tasub ka mõned 2-eurosed kaasa võtta, siis saab süüa ka. Aga kohtumiseni homme! Kohtumiseni!